Järgmine päevakorrapunkt on kasutamata jäänud puhkuse eest hüvitise maksmine. Kuna ma ise kannan selle ette, siis ma palun volikogu istungit juhatama vastavalt meie kodukorrale volikogu vanima liikme, kes on proua Margarita Tšernokorova. Head volikogu liikmed, käesoleva otsuse eelnõu sisuks on Toomas Vitsutile hüvitise maksmine. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 17 lõike 4 järgi saab linnavolikogu esimehele maksta hüvitist linnavolikogu vastava otsuse alusel. Linnakogu valis oma 7. novembri 2013. aasta istungil linnavolikogu esimeheks Toomas Vitsuti. Vabariigi valimiskomisjon registreeris oma 23. märtsi 2015 otsusega number 97 13. Riigikogu liikmed. Otsus jõustus 24. märtsil 2015. Seoses Toomas Vitsuti valimisega Riigikogu liikmeks peatuvad tema volitused volikogu liikmena ja lõpevad tema volitused linnavolikogu esimehena kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 42 lõike 2 järgi. Ja seoses linnavolikogu esimehe volituste ennetähtaegse lõppemisega tuleb endisele palgalisele linnavolikogu esimehele hüvitada kasutamata jäänud puhkus ja maksta välja hüvitis 28 kalendripäeva ulatuses, mis ongi siis selle otsuse mõte. Aitäh! Kõik, jah. Palun küsimusi. Ma väga vabandan, aga ma ei näe, kes tahtnud küsida. Kaupa Nõlvak, palun. Ja, tänan. Kuulge, öelge, miks härra Vitsut suvel ei puhka, et talle peab kompenseerima vara kevadel saamata puhkust? Härra Vitsut puhkas eelmisel suvel, aga see suvi on veel ees ja tulemas ja puhkus selle tööl käidud puhkuste aja eest on see. Ei ole, see on tööl käidud on tal üle 7 või 8 kuu juba. Aitäh. Ja palun, teine küsimus on. Jah, Juske, palun. Aitäh. Austet ettekandja, et kui inimene teeb tööd, peab saama ka kahtlemata puhkuse rahad kätte, aga mul tekkis küsimus, et selle puhkuse raha näeb ette ju seadus. Miks on vaja eraldi otsust volikogult? See on vastavalt seadusele, ongi vaja volikogul võtta see otsus vastu, jah. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Me oleme kõik asjad oleme otsustanudki volikogus, kaasa arvatud ka Vitsuti ametipalga. Kõik, jah. Kõik, jah. Härra Kruusimäe, teie küsimus. Tänan. Eile oli see rahvusvaheline naljapäev, aga ma küsiks nüüd niimoodi, et kui me praegusel hetkel maksame talle selle puhkuse ära ja juhul, kui Toomas tahab tagasi siia tulla ja puhkus saada, siis meil peaks olema ka õiguslik alus, et ta on juba tegelikult selle puhkuse ära saanud ja võiks edaspidi töötada siis ilma puhkuseta või siis klausli, et enam tagasi ei saa. Tema töösuhe volikogu esimehena on lõpetatud. Kui ta tagasi tuleb, siis tal ennistatakse volikogu liikme staatus, aga mitte esimehe staatus. Aitäh. Ja Hanno Matto, teie küsimus. Aitäh, hea ettekandja. Eelnõust ma loen, et endisele volikogu esimehele makstakse hüvitist 28 kalendripäeva ulatuses. Aga kui palju see summa eurodes teeb? Aitäh küsimuse eest. See on eurodes 4324 eurot ja ma ütlen sentides ka juurde, veel 60 senti tuleb sinna ka veel juurde. Ja härra Juske, teine küsimus, palun. Jah, et kui me nüüd tõepoolest peame härra Vitsuti puhkuse rahade maksmist kui eraldi otsusena arutama, siis küsimus, kas härra Vitsut on taotlenud puhkuse rahade väljamaksmist linnalt? Minu meelest ka ei pea seda taotlema niimoodi, et see on meie otsus. Aitäh. Hästi, aitäh. Härra Ants Leemets, palun teie küsimus. Ja minu küsimus on see, et ega ma ei saagi aru, et millisele seaduse pügalale viidatakse, et volikogu otsustab, kas puhkuse kompensatsioon makstakse.
tal ei olnudki töösuhe, tal oli mingi muu suhe ja volikogu otsustab või kuidas? Millisele seadusliku aktile te viitate, kui te tahate seda otsust läbi viia? Ma saan aru, et härra Leemets ei usu mind, ma annan sõna kohe volikogu juristile, kes ütleb õiged paragrahvid, õiged punktid. Aitäh! Ma väga vabandan, vastab meie juriidiline teenistus. Seda olukorda reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, mis ütleb, et kui on palgaline volikogu esimees, siis tal on õigus saada 35 päeva puhkust. Ja seoses sellega, et täna ei ole palgaline volikogu esimees, ta volitused esimehena on lõppenud, peab saamatunud puhkusest talle hüvitist maksma. Selleks on 28 kalendripäeva. Koksist tuleneb see alus? Vastatud, jah. Härra Kruusimäe, teine küsimus, palun. Tänan, kuulates juristi just seda, et Toomasel oli saada 35 päeva ja talle hüvitatakse 28 päeva. Kas me praegusel hetkel volikogu otsusega ei tüssa Toomas Vitsutit 7 päevaga, et ka need 7 päeva oleks ju eetiline välja maksta? Ma usun, et siin on proportsionaalselt arvestatud pärast eelmist puhkust tööl oldud aeg ja leitud see proportsioon, et vastavalt sellele, kui palju ta on tööl olnud. Aitäh! Vastatud härra Ants Leemets, teine küsimus. Ma toon üks analoog, et oletame, linnapea tahab minna puhkusele, siis tuleb linnavalitsus kokku, teeb otsuse maksta talle puhkuse kompensatsiooni. Et see oleks nagu naljakas. Miks volikogu peab arutama puhkuse kompensatsiooni, kui see on ette nähtud? On võimalus üks selline, et äkki ei olegi sellist lepingut, et tal on nii palju päevi, et siis volikogu otsus on nagu vajalik. Aga kui tal oli selline paber, miks me siis peame seda otsustama? Muidugi tuleb välja maksta, aga miks meie peame seda otsustama? Meie peame seda otsustama vastavalt seadusele, härra Leemets. Meie tööd siin juhendab ja korraldab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. See on meil kõigile A ja O. Ma usun, et meil on väga kasulik see seadus. No ma ei ütle, et pähe õppida, aga vähemalt seda tunda. Aitäh. Vastatud härra Nõlvak, teine küsimus, palun. Ja tänan. Kuulge, kui juhtuks mingisugune fopaa teie korraldamises, et me hääletame selle päevakorrapunkti vastu, et kas härra Vitsut jääks puhkuse kompensatsiooniks siis ilma, kas linn võidaks 4324 eurot säästaks ja veel rikuks seadust või kuidas see suhe siis selle seadusega saaks olema? Me ei riku seadust. Volikogu otsus on omaette seadus. Kui volikogu hääletab selle maha, siis jah, Vitsut ei saa seda raha, aga seaduse piires me oleme teinud selle otsuse. Vastatud, jah, küsimusi ja veel üks küsimus on. Anke Liivet, palun. Aitäh, auväärt aseesimees. Kui me saame otsustada selle üle, kas volikogu eelmine esimees puhkusetasu saab või ei saa, siis kas me saame otsustada ka selle üle, milline saab olema selle puhkusetasu suurus? See ongi see proportsioonsus on arvestatud vastavalt seadusele, mis siin praegu on, 28 päeva. Ma arvan, et... Seda küsingi, aga mida me siis üldse otsustame? Hästi, head kolleegid, enam ma küsimusi ei näe. Aitäh. Kõik, jah. Nii, aitäh ja ma jätkan volikogu juhatamist. Avan läbirääkimised. Tarmo Kruusimäe, palun kõne puldist. Tänan, hea volikogu aseesimees, hea linnavalitsuse esindaja ja loomulikult teie, armsad volinikud ning loomulikult ka teenendav personal ning inimesed, kes te jälgite meid internetis, ei kesktelevisioonile. See on äärmiselt halb, et meil on antud volinikena 2 küsimust. Mina oleks tahtnud küsida
ka tegelikult volikogu aseesimehe kohast, et kas Toomas Vitsutile siis omistatud või ise võetud või siis raamatukujundaja poolt tiitel Tallinna president on ka legitiimne. Et miks ma sellest räägin? Eesti Vabariigis on selline traditsioon, ilmselt lähtudes ka mujalt maailmast ja kui me tahame, või tähendab, kui siin võimul olev enamus tahab ehitada riiki riigis, siis on see, et kui president lahkub nagu ametikohalt, saab ta endale turvamehe. Turvameest ilmselt Toomas Vitsutil ei ole vaja, sest et ta kannab relva ja tal on karatees must vöö ja rahvatantsus kirivöö. Et selles suhtes probleeme ma nagu ei näe. Küll antakse talle ka veel lahkunud presidendile autojuht ja nõunik. Lisaks sellele on taganud Eesti Vabariik siis presidentide või presidendile ka elamispinna ja ma arvan, et mis võiks olla paremad, kui Toomas Vitsut nüüd, kui volikogus või tähendame Riigikogus hakkavad toimuma need pikemad istungid, et ta ei peagi sõitma nüüd siis sinna Harjumaa valda, vaid ta võiks ju siin ka Tallinna linnas omada sellist nõndanimetatud presidendi residentsi, et kui me hakkame neid vaatama. Teine küsimus on aga see, et kas Tallinna päeval nüüd, kui me oleme esimest korda ainult olnud siin Tallinna linnas oma president, kas hakkavad toimuma Tallinna presidendi vastuvõtud ja noh, ma ütlesin, et juba, et kui Eesti Vabariigi oma väga eriti ei sobi, siis võiks selleks olla ju Tallinna päev. Ja ma just tahan öelda, et mitte linnapea ei käi neid asju seal edasi-tagasi andma, sest linnapea on meil lihtsalt tavaline teenendav personal, tehniline direktor, kelle me oleme volikogu otsusega paika pannud, aga president kui selline on tiitel, mis antakse ajast aega, nii nagu ka suursaadik oma, et see praegusel hetkel saamata jäänud puhkus on köki-möki võrreldes sellega, kuidas me peaksime tegelikult väärikalt presidenti. Ühtlasi on ka hea tava, et kui on ka lahkunud president, siis võiks mõne hoone nimetada või tänava presidendi nimega. No näiteks, et president Vitsuti nimeline õigusbüroo võiteks tuleks mulle esimese hooga näiteks nagu meelde. Kõlaks nagu kuidagi väga neid tabavalt, sest et Toomas andis alati meile nõu. Kusjuures ma pean ka möönma, et mõnikord andis ta ka head nõu. Aga need on need küsimused, mis minu meelest vajaksid nagu käsitlemist, et kui juba president, siis on ka president ja need samad hüved võiksid talle minna, kui me ikkagi mängime riiki riigis. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Jaak Juske, kõne puldist, palun. Austet istungi juhataja, head kolleegid, et minust tekitab see eelnõu küll teatud niisugust segadust, et ma arvan, et siin ei ole küll päris täpselt kõik läbi mõeldud, et see on umbes sarnane olukord, tuletan meelde, et me vanasti volikogus hääletasime, et kas mõni asendusliige võib tulla volikogu liikmeks või mitte, kuigi ta oli sellele kohale valitud, eks ole. Ja siis ühel hetkel saadi aru, et siin on nagu selge absurdne olukord võib tekkida, et volikogu võib otsustada mitte volikogu liiget lasta volikokku. Ja siis seda korda muudeti ja täna, eks ole, kõik asendusliikmed, uued tulijad kinnitatakse linna valimiskomisjoni otsusega, mis on igati loogiline ja õige. Sest inimene on saanud volitused olla volikogu liige ja peab saama asuda tööle volikogus. Volikogu ei saa selle üle hääletada, kas me laseme voliniku volikogu liikmeks või mitte. Et täna on ikkagi minust sarnane olukord ka Vitsuti volikogu endise esimehe siis puhkuse rahadega, et kui inimene on ametisse valitud, ta on ette nähtud puhkuse rahad vastavalt seadusele, kindel summa, ta on õigus seda saada, siis ta peab vastavalt seadusele raha kätte saama. Täna on meil esitatud eelnõu, aga eelnõud tuleb ju hääletada ja saab teha ka eelnõusse parandusettepanekuid. Seega on meil õigus seaduses ette nähtud summat näiteks vähendada või hoopis tõsta. Või meil on ka õigus selle eelnõu vastu hääletada. Ehk Vitsutile mitte seda
puhkuseraha välja maksta, kuigi seadus seda nõuab, et tuleb maksta. Et minu arust volikogu kantselei pole siin asja õieti läbi mõelnud. Ma ei oska hääletada. Aitäh. Aitäh. Ma lisan siia juurde ainult, et seadus ei nõua seda, vaid seadus lubab seda. Härra Ants Leemets kõnepuldist. Päris mitu inimest ei saa aru, lugupeetud esimees, sellest ma käisin seal vahepeal lugemas seaduse nuppu ja sain niimoodi aru, et automaatselt seda puhkuse kompensatsiooni ei olegi ette nähtud. Et kui keegi tahab volikogu esimehele maksta midagi, mis ei ole tal otseselt ette nähtud, peab volikogu tegema otsuse. Et see on nagu hüve, et see ei olegi automaatselt ette nähtud ja iga asi, mis me tahame volikogu esimehele maksta, on võimalik teha volikogu otsusega. Et nii olekski võinud rääkida, ma oleks saanud aru. Aga tegelikult ma ei saa aga aru, see ei ole mingisugune saamata jäänud puhkuse tasu. See ei saa olla. Et see on suure tõenäosusega nagu jura. Et see mõeldi nagu välja, kuna seal ei ole seda kirjas. Et tegelikult võime nimetada niimoodi, et see makstakse hüvitisena välja ja mina arvan, et me võime ju hääletada poolt. Ma isegi võin poolt hääletada, miks ka mitte. Aga ma ei saa aru, miks seda nagu korrektseks ei aeta. Miks seda ei võiks seletada lihtsalt ja arusaadavalt ja see, et meil on olemas see seaduse pügal üks üheselt kirjas, kahjuks ei ole, lugupeetud juhataja. Ei ole. Sellega ma käisin isiklikult tutvumas ja mulle näidati seda, ma lugesin läbi, no ei ole. Ehk seega see otsus on nagu eriotsus, mida ainult volikogu saab teha, automaatselt välja maksta ei saa. Nii et see on selgelt sellele, miks see küsimus tuli päevakorda. Nii, aitäh. Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Ja sellele eelnõule ongi tulnud ka üks muudatusettepanek, nimelt Keskerakonna fraktsioonilt. Teeme ettepaneku täiendada otsuse eelnõu uue punktiga 1 järgmises sõnastuses. 1. Maksta Tallinna volikogu endisele kauaaegsele esimehele Toomas Vitsutile tulemustasu palgalise linnavolikogu esimehele ette nähtud 3 kuu töötasu määra ulatuses. Ja punkt 2. Täiendada otsuse eelnõu pealkirja sõnadega tulemustasu ja ning lisada otsuse preambulisse viide linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse number 12 paragrahv 4 lõikele 2. Jah, palun. Vaadake, nüüd on loodud selline uus situatsioon, kus tuli täiesti uus asi ja meil ei ole enam kõnevõimet. Me ei saa enam küsida, me ei saa enam midagi teha, see on tegelikult uus eelnõu. Seda ei tohiks võtta parandusettepanekuna. Eelnõu oli seotud otseselt puhkuse kompensatsiooniga ja nüüd äkki ei saa tulemustasu maksta. Et see on nagu protseduuriliselt suur viga, kui täna seda tegema hakatakse. Ei, see ei ole protseduuriliselt suur viga, see on muudatusettepanek. Kui keegi soovib selle hääletamist, siis ma võin panna selle hääletusele. Nüüd äkki enne palju puhkuse tasu, nüüd minnakse hoopis ja räägitakse enne ei olnud puhkuse tasu, vaid kasutamata jäänud puhkuse eest hüvitise maksmine. Küll, kas keegi soovib selle ettepaneku hääletamist? Nii, hääletame. Palun võtta seisukoht. Jah, palun. Ei, ma kuulan protseduuriliselt. Mul on protseduuriliselt selles, et kui ma praegusel hetkel sooviksin teha ka ettepaneku näiteks, et kinkida talle villa ja ameti auto mälestuseks, siis ka see oleks juriidiliselt korrektne. On küll, jah. Loomulikult. Palun kirjalik ettepanek. Nii, ettepanek oli panna see Keskfraktsiooni muudatusettepanek hääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Muudatusettepanekut, jah. Aitäh. Muudatusettepanekut toetas 35, vastu oli 7 volikogu liiget. Muudatusettepanek on läbi läinud. Ja nüüd panen teile ette otsustamiseks eelnõu koos vastu võetud muudatusettepanekuga.
Palun võtta seisukoht ja hääletada kasutamata jäänud puhkuse eest hüvitise maksmine. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Häältega 35 poolt, vastu 2 leidis eelnõu toetust. Nii, nüüd on meil arupärimistele vastamised. Ma loodan ise ka seda, aitäh.